Ei saa me ka selle talve eel, talve meil ju tegelikult praegu ikkagi ei ole, sügisen tagasi nendest kütuselisanditest mööda ja tegelikult nende kohta küsimusi tuleb meil mitte ainult siin talve ja see lögasilma eel, vaid ka puhtal suvel. Käime paari lausega üle, mida üks kütuselisand auto mootorile ja kütusepaagis teeb. Ainult head, nii nagu varem, nii ka nüüd, ainult head. Tõsi, kas sügis tagasi või kevad käes, see sõltub nüüd vaatepunktist. Aga nende lisanditega just praegu ongi see ilm, sõltumata siis sügisest või kevadest. Praegu oleks neid väga soovitav kasutada, sest värske õhu asemel ahmib meie auto vett sisse ja seda vett on sealt vaja kuidagi viisi eemal hoida meie mootoripihutitest ja muudest tähtsatest ja keerulistest vidinatest, mis seal sees oma tööd teevad. Ja siin nad on, punane ikka bensiinimootorite jaoks, sinine diisli jaoks ja just see talvine lisand praegu, kuna meie temperatuurid seal mõlemal pool nulli ulguvad ja seda vett endiselt sinna süsteemi meil tekib. Kõige primitiivsemad, mina saan aru, et kui miinus-plusskraadid vahelduvad, siis ikkagi see plussiga tekib sinna kondentsi ja miinuskraad jätab ta ära ja küll siis on seda löga seal paagis ja kütusesüsteemides ka. Just, rohkem ei olegi vaja selle peale sügavalt mõelda, lihtsalt tark inimene kaitseb ennast nende asjade eest ja selleks siin need head ja mõnusad vahendid on olemas. Nad on aastaid meid aidanud ja aitavad edasi, aga need talved on meil sellised, nagu nad on ja ega siin muud tarkust juurde ei tule. Kütus tuuakse tanklatesse väga väärt ja hea ja kvaliteetne kütus. Tuuakse tanklatesse, aga ka seal samas meie autopaagis puutub ta kokku ikkagi ümbritseva atmosfääriga ja kõik, mida ta ei tohiks saada, ta ikkagi kätte saab sealt. Nii et kaitske mind. Me hakka valetama, meie saates on käinud ka tegelikult konkurent kütuselisandeid läbi ja nende kütuselisandide peal kindlasti on igasugused juhendid kaasas, aga mõned ütlevad, et kalla ükskord talve jooksul paaki ja sellest piisab, teeb kõik puhtaks ja on korras. Samas teine ütleb, et iga kütuse tarbimise, iga paaki lisamise korral võiks midagi sinna paaki kallata. Kuidas see reaalselt nüüd selle teie toodetega on? No tegelikult on ju enamus neid meie kosmosesõidukeid, mis nagu maal tangitakse ära ja siis ta elutsükli jooksul rohkem ei tangita. Et kui teil on selline sõiduvahend, siis aitab sellest ühes korrast, aga kui te kasutate ikkagi sellist maalähedast sõiduautot, siis iga tankimisega te panete sinna ju värske kütuse, kus neid lisandeid sees ei ole. Nii et ma hästi ei saa sellest loogikast aru. On pikaajalisi lisandeid, mis annavad mingisuguseid lisaomadusi detailidele, mingisugust libedamat kihti, siledamat pinda, aga kütused lisandist rääkides, siis ikkagi ta ju töötleb kütust, mitte meie automootorit. Automootor loodetavasti peab rohkem kui paar paagitäit vastu, aga see kütus ikkagi, kui ta otsa saab, siis on ka need lisandid sealt läinud, nii et. Meil on autod ka väga erinevad, bensiinimootoriga masinad on ju täiesti erinevaid. Kuidas on tehtud nüüd selle toote puhul kindlaks see, et ta soovib ikkagi igale mootorile? Seda on testitud väga palju, selleks ongi tegelikult STP-l olemas terved uurimisinstituudist, kus karjakaupa teadlasi just nimelt sellega tegeleb, et testida nende kasulikke, kahjulikke mõjusid. Küll aga julgen mõelda seda, et kui me räägime bensiinimootoritest, siis ükskõik kui erinevad need välja näevad, tema tööpõhimõte on ikkagi see üks. Loen foorumitest ka erinevaid arvamusi, inimesed, kes ei tea või ei ole lugenud või vastupidi on lugenud väga palju, arvavad, et kui sa juba ühe korra autos kütuselisandit kasutad, siis peaks teda kasutama auto eluea lõpuni. Mis sa sellest arvad? No ühest küljest on meil ju väga hea meel, kui te kasutate elu ja lõpuni ja see, et on olemas konkurente, ainult kinnitab seda, et me oleme õigel teel. Kui keegi üritaks sarnaseid lisandeid järgi teha, siis me ilmselt teeksime midagi valesti. Aga see, et lõpuni, no see nüüd natukene tundub mul küll selline, kuidas ma ütlen, süstla otsa panemisena, et keegi ei kohusta teid kasutamast ja mitte midagi muud ei juhtu, kui te lõpetate lisandite kasutamise, kui see, et te selle lisakaitse, mis on võimalik anda, jätate andmata.